lubab, et kõik uued pensionitaotlused saab esitada täielikult elektrooniliselt. See lihtsustab protsessi ja vähendab bürokraatiat, kuid võib mõnele vanemale inimesele esialgu raskusi valmistada. Selleks on kavandatud ka abiliinid ja juhendmaterjalid, et üleminek toimuks sujuvalt. Riik rõhutab, et ükski pensionär ei jää ilma oma toetuseta pelgalt seetõttu, et ta ei kasuta arvutit. Teine tähelepanuväärne punkt on seotud maksustamisega. Kuigi pensionid tõusevad, jääb kehtima sama maksuvaba tulu piirmäär. See tähendab, et osadel inimestel võib tekkida olukord, kus pensionitõusu tõttu suureneb maksukohustus. Praktikas võib see tähendada, et netosumma kasv on väiksem, kui esmapilgul tundub. Seetõttu soovitab Maksu- ja Tolliamet inimestel jälgida oma maksuvaba tulu arvestust ja vajadusel esitada uus avaldus tööandjale või pensioniametile. Kui rääkida teise samba pensionitest, siis 2025 aasta muutused neid otseselt ei mõjuta. Kuid kuna riiklik pension tõuseb, võib osadel juhtudel väheneda vajadus teise samba väljamaksete suurendamiseks. See annab inimestele rohkem paindlikkust oma kogutud vahendite kasutamisel.